Rahapuu, mis see endast kujutab, kus see kodus panna, kuidas see tööle panna. Rahapuus on näha erinevaid sümboleid, vaatame need üle. Kõigepealt Hiina mündid, yin-yang tasakaalus mündid, iidsed. Yang on see ümarvorm ja yin on see kandiline auk nende sees. Mingil ajal Hiina raha oli kujutatud laevukestena, vaat sellised rahalaevukesed, ka neid on siin ohtralt näha. Ja loomulikult suur punane põhjatu kott, varanduse kott, ja mille peal siis on aeroglüüf, täpsemini 4 aeroglüüfi, sentence või ütlus, mida võib-olla võiks tõlkida kõige täpsemalt, et kogu allika küllus tulgu minu juurde vot selle kotti sisse, et sellest saaks see rahapuu välja kasvada. Sao Cai Jinbao. Ja tegemist on sellise väikest mõõtu rahapuuga, 8 sentimeetrit kõrge, kõige laiem osa võral on 6,3 sentimeetrit. Põhi on selline 4,5 korda 4,5, ilus miniatuurne puukene, kaalult 127 grammi. Nii et igal juhul on võimalik koht leida, kuhu see panna. Aga kuidas siis leida rahatsooni? Meie tsooni otsimiseks kompassi ei kasuta, määrab ära sisenemine koju. Kujutage ette, et see ristküllik siin, see on teie korter või teie maja, teie kodu. Ja uks võib olla 3 erinevas kohas, ta võib olla pigem vasaku nurga lähedal, keskel või parema nurga lähedal, joonis jääb igal juhul samapidi ja nagu joonisel kujutatud, siis rahatsooni leiate kaugemas vasakus nurgas ja terve see sektor on rahatsoon mitte ainult välisperimeetrit pidi, et kindlasti leiate koha, kuhu see rahapuukene panna ja mitte lihtsalt panna, vaid alati tuleb ka öelda taotlus, miks ma või mida ma tahan, et see rahapuu minu jaoks teeb ja nii-öelda väestada see oma taotlusega ära ja siis ma olen saanud suurepärase abivahendi. Võib ka niimoodi, et kujutage ette, et see ristkülik on hoopis teie kirjutuslaud, töölaud, mille taga te istute te siin siis karjääritsooni ees, siis panete vasakusse siia sektorisse, ülemisse sektorisse rahapuu, täpselt samamoodi, andes talle ülesande ja siis olete saanud suurepärase abivahendi.